Lähen selle õpetuse juurde. Kiitus, Isa. Isa, tänan, et sina oled oma püha vaimu läbi siin meie seas. Isa, anna teile täna ilmutuslikke teadmisi, tõesti ilmutusi, mis muudavad meid ja mis annavad meile arusaamisi sinu plaanidest ja sinu eesmärkidest. Ja Isa, ava mulle ka oma sõna uks, et rääkida neid asju, mis on hetkel veel salajas, aga et need saaksid avalikuks. Ja Isa, et need võiksid muuta inimeste elusid ja anda meile ühe telge arusaamise sellest, mis sinul on valmis pandud. Tänu su, Isa, selle eest, mis sa teed. Jeesuse nimel. Aamen. Nii, kiitus Jumalale. Ma räägin edasi Jumala aust. Ja teeme lahti Johannese evangeeliumi 14. peatüki ja 21. salmist loen. Nüüd ma kindlasti räägin asju, mida ma olen ka varem rääkinud ja Jumala sõna ei aegu kunagi, aga see ei tee üldse paha. Amen. Johannese 14:21. Nüüd Jeesus räägib, see ütleb, kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes mind armastab. Ma teen korra pausi siia kohe. Nüüd me võime öelda, kas või ülistuses või mingis muus kontekstis, et me armastame Jumalat. Nüüd selle tegelikkus on näha sinu elu praktikas. See, et sa seda ütled, ei tähenda veel, et sa seda tegelikult teed. Nüüd see on üks asi, vaata vahel me arvame seda, et need asjad, mis me räägime, on ka need asjad, ka mis me teeme. Nüüd need ei pruugi alati olla üks ja sama. Hea algus on see, et sa ütled seda, aga sellel peavad olema konkreetsed teod. Nüüd ta ütleb, et kes minu käsusõnu peab. Nüüd, kas sa märkad, ta kasutab sõna mitmuses. Me oleme harjunud ütlema, et meil on üks armastuse käsk või kaheosaline käsk. Aga siin ta kasutab sõna mitmuses. Nüüd mõni ütleb, et me ei ole ju käsu all, et meil ei ole käske Uues Testamendis. Meil on päris palju asju, mis on väga otseses kõnepruugis öeldud tegelikult, mismoodi me peaksime elama, mismoodi me peaksime käituma. Amen. Jah, sa pead neid asju armu läbi ja Jumal on see, kes annab sinust tegev, et sa tõesti tahad ja tegutsed nende asjade järgi. Et see ei ole sinu nii-öelda lihalik pingutus, aga sellegi poolest me peame aru saama seda, et meil on mitmed standardid ja asjad, mida me otsustame järgida, mille järgi me otsustame teha. Amen. Ja see ei ole see, et Jumal ei tee seda lihtsalt sinu eest ära, vaid ta annab sulle potentsiaali ja annab sulle motivatsiooni, aga siiski sina pead neid asju tegema. Nüüd ta ütleb, et see on siis see, kes mind armastab. Kes mind armastab, seda armastab minu isa ja mina tahan teda armastada iseennast temale ilmutada. 22 salm veel edasi. Temale ütleb Juudas, mitte Iskariot. Issand, millest see sõltub või oleneb, et sa meile tahad ennast ilmutada, aga mitte maailmale. Jeesus vastas ning ütles temale, kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme tema juurde ja teeme eluaseme tema juurde. Nüüd ta räägib tegelikult ilmselgelt sellest samast uuest lepingust, milles me täna elame, ja ta räägib sellest, et Jumal ei taha lihtsalt olla ainult teoloogilisele faktina meie südames. Meil vahest on harjunud ütlema, et ma võtan Jeesus oma südamesse vastu. Nüüd, vaid ta tahab olla selles kohas, nagu ta ütleb see fraas siin, et me tuleme tema juurde ja teeme eluaseme tema juurde. See tähendab seda, et Jumal on sinuga. Nüüd, see ei tohiks olla kristlase jaoks ainult see, et me teame, et Jumal on minuga. Või näiteks üks asi, mis sa peaksid kindlasti jälgima oma kõnepruugis, ma olen seda kuulnud päris mitmetes kogudustes, sageli isegi koosolekul palutakse või mingis muus kontekstis palutakse, Jumal, ole täna meiega. Või inimesed hakkavad autoga kuhugi sõitma, neil on mingi oluline sõit, Jumal, ole meiega sellel autosõidul. Nüüd see on tegelikult väga uskmatust täis palve. Seda ei ole õige paluda. Sa võid tänada, et Jumal, sina oled minuga, aga ta ei tule ja ei lähe. Nüüd vahest mõni ütleb, et me oleme kogudusse, tahame Jumala kohtuda. Ja ma saan aru, Piibel räägib sellest, et astuge Jumalale ligi. Ja siis tuleb tema teie ligi. Ja ta räägib sellest, et me võime olla kristlasena teatud distantsi peal Jumalaga. Küsid, mis asja? On võesti võimalik. Kristlane võib olla see, et ta võib nii-öelda küll olla päästetud, aga ta ei käi koos Jumalaga tegelikult päris.
ta on distantsi peal. Nüüd sageli see tegelikult on seotud mõningate asjadega just, et ta on mingid alad tema elust, kus ta põhimõtteliselt on teatud asju eiranud ja ta on teinud oma südame kõvaks. Nüüd, kas see inimene jõuab taevasse? Nüüd, kiitus Jumal, ta ta jõuab taevasse, aga me peame aru saama sellest, et tegelikult selline Kai minust ka mõningad kooslekud tagasi rääkis paari väga tõsisel teemal, aga me vahel oleme liiga, nagu oleks lõdva mõtlemisega. Ja mõtleme selles mõttes, et kristlane võib elada, kes teab, mis kombel ja jõuda taevasse. Aga meil on piiblis mitmeid kirjakohti, mis räägivad otseselt kristlasele ja need ütlevad väga selgelt, et keegi inimene praktiseerib selliseid asju ja need on kirjutatud kristlasele, siis need ei päri Jumala riiki. Aamen. Meil on kirjakohad olemas ja millest see räägib seda? See tähendab seda, et meil on piibelis, ka Jeesus räägib sellest, et kui tuleb see päev, kui võetakse inimesi üles, siis ta räägib sellest, et üks võetakse üles ja teine jääb maha. Ja millest ta räägib? Ta ei räägi, nagu öeldakse, lihtsalt juhuslikest inimestest, et üks on kristlane, see jäi maha, kes oli kristlane, see nii-öelda üles ja see, kes ei olnud kristlane, jäi maha. Ei, ta räägib millestki muust seal. Ta räägib ka nendest, kes on kristlasena elanud sõnakuulmatuses ja mässus ja ei ole veel parandanud, need jäävad maha. Ahah, võid ise uurida, mul ei ole see täna mul teema sees, aga see on reaalsus. Ja sellest me ei saa, nagu öeldakse, kristlasena elada sükest nii-öelda hallis alas. Amen. Vaid me tõesti, kui me otsustame järgida Jeesust, siis me teeme seda kogu südamest. Ma räägiks sama teema, sama lugu, me teame seda Ananias ja Safira lugu Apostlitegude 5. peatükis, kus üks neist kukub surnult maha ja nii-öelda viiakse välja, maetakse maha, siis teine tuleb kohale, valetab jälle uuesti ja kukub ka surnult maha ja maetakse ka maha. Ja ma olen ise ütelnud, et ma nii-öelda loodan, et nad ikkagi jõudsid taevasse. Aga ma olen ise lugenud piiblis, ma ei saa öelda ei ühte ega teist, aga ma kaldun selle poole, et nad ei jõudnud sinna. Küsin, mis asja? Piibel räägib, meil on mitmed kirjakohti sellele, mis viitavad seda, et inimene, kes elab mässus ja sõnakuulmatuses, ta ei saa taevasse. Nüüd kiitus Jumalale, Jumal on armuline selle koha pealt isegi, ta räägib sellest suurest viletsusest, millest saab inimesi tabama, keda tabama, need, kes jäävad maha tegelikult. Ja nendel on võimalik selle sees siiski meelt parandada. Nagu öeldakse, see on võib-olla hea lootus, Jumal on lihtsalt nii hea, et ka need, kes võivad maha jääda, nendel on siiski veel võimalus, aga see võib olla päris keeruline, sest et Piibel räägib sellest suure viletsuse keskel mitmed, kes surevad ja surevad ka märtritena isegi. Selle keskel, see näeb seda, et nad saavad selle aja sees veel siiski päästetud. Teised, kes on nii-öelda pidu pidamas. Nüüd mina läheks parema meelega ja peaks pidu, kui istuks selle suure viletsuse sees ja oleks üks nendest, kes nii-öelda selle aja jooksul läbi igasuguste tohutute, keeruliste, raskute olukordade jõuab taevasse. Muidugi samas see on parem kui mitte midagi, aga siiski Jumalal on sinu jaoks head plaanid täna. Amen. Ja sa ei pea, nagu öeldakse, otsima seda teist võimalust. Amen. Ma tean, see ei ole kindlasti väga populaarne jutt, mis ma räägin, aga Jumal tahab tulla ja teha oma eluaseme meie juurde. Nüüd vaata veel Johannese evangeeliumi 11. peatükki. Ka Johannese evangeeliumis oleme. Üks üsna tuntud lugu, kus Jeesus äratab Laatsaruse surnust ülesse. Ja need printsiibid, mida Jumala sõna meile õpetab, kui nad on ühes konkreetses kontekstis toiminud, siis need printsiibid on kehtivad ka teiste olukordade, teiste situatsioonide jaoks. Ja Johannese 11.39 ütleb niimoodi. Nüüd Jeesus on juba seal selle haua juures ja ta ütleb niimoodi. Jeesus ütleb, tõstke kivi ära. Siis ütleb surnuõde Marta temale, issand, ta lehkab juba, sest on juba 4. päev. Jeesus ütleb temale, eks ma öelnud sulle, kui sa usuksid, saaksid sa näha Jumala au. Siis nad tõstsid kivi ära, aga Jeesus tõstis oma silmad ja ütles, ma tänan sind, isa, et sa mind oled kuulnud.
mina ju teadsin, et sa mind ikka kuuled, kuid rahva pärast, kes siin ümber seisab, ma räägin, et nad usuksid, et sina mind oled läkitanud. Ja kui ta seda oli öelnud, hüüdis ta suure häälega, Laatsarus, tule välja. Ja surnu tuli välja jalust ja käsist mähkmetega mähitud, nagu nägu higirätikusse mässitud. Jeesus ütleb neile, pääske ta lahti ja laske ta minna. Nüüd vaata uuesti tagasi veel 40. salmi. Jeesus ütleb temale, eks ma öelnud sulle, kui sa usuksid, saaksid sa näha Jumala au. Nüüd, mis toimus pärast seda, kui Jeesus käskis Laatsarusel välja tulla? Ta tuli sealt välja, ta oli elavaks saanud, ta oli surnust üles äratatud. Selle käigus oli toimunud ka üks oluline asi, mis tasub meeles pidada, on see, et kui inimene äratatakse surnust üles, siis on ka kõrvaldatud see põhjus, miks ta suri. Ja tema oli konkreetne haigus, mille pärast ta suri. Järelikult seal toimus ka see, et tema ihu parandati sellest haigusest või sellest probleemist ka. Ta sai elavaks uuesti, nii et seal on mitu asja tegelikult toimunud. Ja nüüd, kui see oli toimunud, siis Jeesus nimetab seda Jumala au nähtavaks saamiseks. Amen. Järelikult, kui me näeme kuskil mõnda tervenemist, siis me oleme näinud, mida Jumala au. See on üks oluline asi, et me enda mõtlemises, nagu öeldakse, kujundaks selle ümber, sest et see on karismaatilises maailmas väga levinud. Mõtlen siis kristliku maailma, ütleme just karismaatilist seltskonda, need, kes usunevad ka tervenemist, sellised asju. Aga väga levinud on see, et kristlased seostavad väljendit Jumala au ainult au ilmingutega. Siis sellega, et kas nähakse Jumala tuld lausa või nähakse nagu Jumala pilve või kuuldakse mingisugust häält lausa või erinevad asju, mis meil on piiblis, on olemas sellised kogemused küll. Aga see ei ole ainus viis, kuidas Jumala au võib nähtavaks olla saada. See, et ka inimene saab terveks, näitab Jumala au. Amen. Ja kui Jumala au on avalikuks saanud, siis selles situatsioonis ühtegi pilve ei olnud, ühtegi tuld ei olnud näha, ei olnud ühtegi ka vaimu ja väe avaldus selles situatsioonis otseselt. Aga keegi sai nii terveks, kui ka surnust üles äratavad. Amen. Ja Jumala au oli saanud avalikuks. Nüüd me näeme teistes kohtades ka, kus Jumala varustus, ehk siis ka rahalised vahendid või Jumala õnnistus tuleb inimese ellu. Ja tegelikult ka see on Jumala au avalikuks saamine. Ja me peame hakkama, nagu öeldakse, sellele tähelepanu pöörama, et meie ümber ja meie elus on päris mitmeid asju, millega ei kaasne otseselt mingisugused au ilminguid või erilisi avaldusi, aga siiski Jumala au on tegutsenud. Jumala au on nähtavaks saanud. Amen. Ja need asjad räägivad sellele maailmale ja räägivad ka meile. Ja me ei peaks igatsema ja otsima ainult väe ilminguid või siis nähtavaid kogemusi. Ja see ei ole nagu selleks tunnusmärgiks, et Jumal on olemas, sest see Jumal näitab just selliseid nähtavaid ilminguid just eelkõige maailmale. Näiteks Apostlite teises peatükis, kui püha vaim valati välja, nad said täis püha vaimu seal, siis hakkasid rääkima uusi keeli või võõraid keeli või öelda uusi keeli. Ja tegelikult rääkisid eksisteerivaid keeli. Tähendab siis, mõtlen siis, terve hulk siis erinevaid keeli, mida nad rääkisid ja need ei olnud nagu need tüüpiliselt need samasugused võõrad keeled, nagu milles võib-olla meie palvetame, mis ei ole otseselt eksisteerivad keeled. Aga, ja mis jaoks need olid? Need olid selle jaoks, et see rahvas vajas tunnustähte. Sest nemad, nagu öeldakse, ei uskunud Jumalasse ja Jumal tahtis ennast näidata enda tõelisust ja enda eksisteerimist selle kaudu, et neil oli midagi nii-öelda näha või kuulda. Amen. Ja nendel oli see. Nüüd meil kui kristlastel ei ole vaja selliseid asju. Jumal ei pea sulle tõestama, et tema on olemas. Ma loodan sulle vähemalt seda. Kas Jumal peab sulle tõestama seda, siis nagu öeldakse, sina oled väga madalal kohas oma usu asjadega, kui Jumal peab sulle ennast tõestama. Jumal tahan näha seda kogemust või tahan näha seda ilmingut või midagi taolist. Ära palu sükst asja. Tal ei ole vaja sulle ennast füüsiliselt näidata.
Või samamoodi näiteks ka, või inimene ütleb, ma tahan kuulda, et Jumal räägiks minuga. Ja ma saan aru, vahetevahel inimesed mõtlevad selle all seda, et nad tunneks seda tunnistust oma südames. Nüüd, ma igaks juhuks parem oleks terminites täpne, sest muidu inimene, kes kõrval kuuleb seda, võib seda tõlgitseda, et ta tahab füüsilist häält kuulda, eks ju. Sellepärast on targem kasutada seda, et ma tahan teada, mis Jumal on nagu tunnistamas minu südames või et sa tahan seda ära tabada. Aga nüüd jällegi, sa ei peaks otsima kuuldavat häält. Kuigi, et Jumal võib niimoodi rääkida. Meil on jällegi piiblis kirjakohti, aga Uues Testamendis on Jumal juhib meid püha vaimu läbi ja selle sama sisemise tunnistuse kaudu. Ja see on põhilisi viise, kuidas ta sind juhatab ja sinuga kõneleb. See, et sul on südames tunnistus, sul on südames teadmine, mis sa peaksid tegema või mis on selles konkreetses situatsioonis siis õige asi või ka vastus. Ja vahetevahel sa võid lihtsalt mingisuguse fakti omale südamesse saada. Jumal võib anda sulle ka, ta võib anda ka nägemuse, aga sellega on ka jällegi samamoodi. Ära palu, Jumal, näita mulle nägemust. Sest et see on midagi sellist, mida vaimuande me ei saa tellida. Amen. Ja see, et kui keegi, ütleme, saab aeg-ajalt meie nägemuse, see ei tee teda vaimulikumaks, kui sina oled. Näiteks ka mina ütlen, ma olen aeg-ajalt, Jumal on mul näidanud, ma nimetan neid sageli mininägemusteks, sest need on sellised nii-öelda väga selged pildid, mis tulevad võib-olla mulle südamesse lihtsalt mingist konkreetsest situatsioonist või sündmusest või asjast, midagi taolist. Ja enamasti Jumal annab selle sama, see on just enamasti on ta tarkuse sõna vaimuand olnud see ühe pildikese sellest asjast. Nüüd, sina ei pea täpi pealt sellisel kombel Jumala käest asju saama. Sa võid saada selle. Amen. Ja samas see ei tee mind, nagu öeldakse, vaimulikumaks kui sind. Amen. Sest üks asi, mis me peame aru saama sellest, kui me räägime vaimuandidest, siis see, et keegi on kasutatud vaimuandides, ei tähenda seda, et tema on vaimulikum kui keegi teine. Sest Piibel räägib sellest, et vaimuannid on kõigi kristlaste jaoks ja on kõigile kättesaadavad. Amen. Ja see on tegelikult väga palju, on see alistumise ja ka igatsemise küsimus. Amen. Kui sa igatsed, et Jumal võiks sinu kaudu tegutseda, sa võid paluda üldises nii-öelda viisil, et Jumal, ma igatsen, et sa võiksid vaimuandide kaudu liikuda ja ma taotlen, et vaimuannid võiksid toimida, kas või, nagu me isegi tunnistame, et vaimuannid toimivad meie koosolekutel ja meie elus, siis see on piibelik. Aga sa ei saa nagu öeldakse spetsiifiliselt öelda, et seda vaimuandi või seda tahan saada või nägemust tahan saada või inglit tahan näha või nagu taolist. See ei ole korrektne. Ja see on selles mõttes, miks see ei olnud korrektsuses küsimus, vaid see on isegi võib olla vaimulikult mõne inimese jaoks ohtlik. Ja see inimesed, kes on hakanud selliseid asju nii-öelda taga ajama ja lausa paluma, on vahest saanudki need kogemused ja nad ei ole enam olnud püha vaim, vaid see on hoopis olnud mingi muu vaim. Nüüd, need asju on hea vahest teada siin. Aga nüüd me näeme siin siis, kui sa usuksid, saaksid sa näha Jumala au. Nüüd, kui me tahame näha Jumala au, me võime igatseda seda, amen. Aga me peame teadma, mis see tähendab siis. See võib tähendada tervenemist, see võib tähendada jumalikku varust, see võib tähendada elu muutust, see võib tähendada väga palju erinevaid asju, isegi vabanemist. Samas see võib tähendada ka mingis kontekstis Jumala väeilmingut. Aga nüüd, mismoodi see hakkab tööle? Kui sa usuksid, saaksid sa näha. Nüüd, miks Jeesus ütleb seda see oli nüüd Martale? Sest et Marta rääkis millest? Sellest, et kuule, ta on juba seal nii kaua surnud olnud, mis see mitmes päev see oli juba, 4. päev lausa. Ja kuna see oli ikkagi soe piirkond, siis tema ihu oli hakanud juba arvatavasti juba kopitama selle aja peale, kuidas ka see kõla ilusti küll, aga selle, kui öeldakse, see ei ole väga enam sümpaatne, kogu see asi, mis seal toimumas on. Ja nüüd, kus oli Marta tähelepanu? Nähtaval. Nüüd see on üks väga oluline asi, kui me räägime usust ja sellest, et me midagi usume, siis meie tähelepanu ei ole selle peal, mida me võime kogeda viie meelega. Mis on usu definitsioon? Heebrealastele 11.1. Aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus selles, mida ei nähta. Nüüd tõlked tõlgivad selle viimase fraasi veel, mida ei saa kogeda viie meelega. Ta ei räägi ainult isegi nägemisest, ta räägib laiemalt isegi kogu sinu meelte kaudu.
Niisiis, kui sa räägid usust, siis see usk ei toetu selle peale, mida saab tunda ja mida saab näha. Amen. Vaid ta toetub mille peale? Mida Jeesus ütleb. See on väga standardsed printsiibid siin. Kui sa usuksid, saaksid sa näha Jumala au, eks ma öelnud sulle. Usk toetub öeldud või Jumala sõnale siis täpsemalt öeldes. Jeesus ütles ka, rääkis välja Jumala sõna, Jumala tahet. Amen. Järelikult siis ka sina otsustad uskuda seda, mida Jumala sõna ütleb ja mitte pöörata oma tähelepanu sellele, mis on siis näha või tunda. Nüüd see puudutab ka sinu ihu näiteks. Kui on mingisugune haiguse tegu, siis ütleme, sul on võib-olla mingi valu, võib-olla mingi probleem ja sa läksid võib-olla isegi arsti juurde ja said diagnoosi. Nüüd see ei ole vale minna arsti juurde, vahetevahel on see hea selle jaoks, et sa tead ka isegi millega sa oled tegelemas ja mida sa oled sihtimas. Aga nüüd on väga oluline see, et kui sa oled saanud nüüd selle fakti enda jaoks selgeks ja asja nii-öelda pildi selgeks, et sa nüüd ei pööra mitte oma tähelepanu täie rauaga selle haiguse ja selle probleemi peale, mis on väga levinud mõttelaad tegelikult, ka isegi kristlaste seas. Nad otsivad kõik informatsiooni selle haiguse kohta välja ja tänasel päeval on sul igasuguseid võimalusi. Ja nagu sa võid ise endale isegi diagnoosi panna. Nüüd see on tegelikult ohtlik mäng isegi, ma ütleksin. Sest et nagu öeldakse, ärkad hommikul üles ja sul on nagu siit kuskilt valutas või midagi sealt valutas ja siis hakkad otsima sellest chat GPT-st või kuskilt mujalt mingisugusest muust asjandusest, Google'ist hakkad otsima, mis see tähendab. Sealt võib sulle igast asju kokku tulla. Ja sa võid lõpuks avastada, et kuule, ma peaks vist surnud juba olema, aga millegi pärast elan. ja sa pead aru saama seda, ja vahest inimesed, see on väikene võimendamine küll, aga vahest inimesed otsivad isegi, kui see arst on diagnoosinud ja see isegi on täpne diagnoos ja on diagnoosinud selle haiguse, ja siis nad hakkavad igast informatsiooni selle asja kohta välja otsima. Sa oled olema sellega väga tark, see ei ole alati väga kõige parem asi, mis sul on vaja. Sest et kui sul on teada selline haigus, see kogu lugu, sul ei ole vaja rohkem väga pikalt selle asja kohta teada. Nüüd sul on vaja mida teada, mida Jumal on ütlemas. Sest see on see, mis toob selle Jumala au ja toob muudatuse sellesse olukorda. Amen. Ma ütlen igaks juhuks, vale ei ole kasutada ravimeid, aga sa pead aru saama seda, et kui sa tahad uskuda ja näha muutus, see, et Jumal saaks teha, siis su tähelepanu ei saa olla sellel probleemil, sellel haigusel, sellel puudusel, sellel mis iganes muul probleemil kogu aeg, vaid su tähelepanu võib olema Jumala sõnal. Amen. Sest kui sa usud, siis sa saad näha Jumala au. Siis see Jumala au hakkab sinu jaoks tegutsema. Jumala vägi hakkab sinu jaoks tegutsema ja see sõltub ja hakkab peale sellest, mida sina usud ja kus on ka sinu tähelepanu. Amen. Meil on, mul peast tuleb meelde, see on ühes Korintuse kirjas. Piigel räägib sellest, et meie, kes me ei vaata nähtavaile, vaid vaatame nähtamatutele asjadele. Mismoodi ma neid nähtamatud asju vaatan? Need ongi need, mis Jumala sõnas on. Need on need asjad, mida sa oma füüsilises ihus ei pruugi tunda. Su ihus võib-olla on valu, su ihus on võib-olla mingi terviseprobleem. See ei ole see, millele me vaatame, mis tähendab vaatame. Meie tähelepanu ei ole suunatud neile asjadele, vaid me vaatame nähtamatutele. Jumala sõna ütleb, Jeesus on kandnud minu haigused ja tõved. Amen. Jumala sõna on mulle ravimiks ja ma otsustan selle tähelepanu pöörata nüüd Jumala sõnale ja nüüd, mida see toimub, ma otsustan selle tõttu ka uskuda, kuna sõna on tekitanud minu usus ja ma saan näha, mida Jumala au, ehk siis see Jumala tervendav vägi on minus tegutsemas. See on minu ihus tegutsemas. Ja see on väga oluline, et sa ka räägid seda järjepidevalt välja, et sa räägid seda, mõni ütleb, et kaua ma seda räägin, nii kaua kui vaja. Sa räägid seda järjepidevalt välja. Nüüd üks teine asi veel selle juures, kui ma selle teema on siia sisse toonud praegu juba, hoia oma vaimulikud kõrvad või oma ka süda avatuna, ehk siis ka kuulda, kui Jumala vaim peaks andma sulle mingisuguseid juhiseid. Vahest mõned inimesed lihtsalt praktiseerivad mingit isegi piibellikku printsiipi, ma usun, ma tunnistan, see on minu oma, Jeesuse nimel, amen. Nüüd see on õige, aga järgi oma südant, vahest Jumal annab sulle mingisuguse nõuande. Annab sulle mingisuguse juhise. Nüüd, kui ma toome ühe asja siia veel juurde. Vahetevahel see juhis võib olla seotud isegi praktiliste asjadega.
No tean, mõningad kristlased on väga kursis, teavad seda Timoteuse kõhupõdemise lugu. Ja mõned kristlased ei tahaks seda igaks juhuks lugeda, parem see ei ole üldse hea kirjakoht, see nagu kõlab väga pahasti. Nüüd jätame kogu selle veini teema sealt kõrvale. See, mis oli, Paulus ütles, et oma sagedamise, põdemise ja ka kõhuprobleemide pärast, see on minu ümber sõnastus, aga põhimõtteliselt see on kirjutatud, tarvita pisut veini. Nüüd, milles oli probleem? Me näeme seda, et oli kahte laadi probleemid. Üks oli see, et oli kõhuga probleemid ja oli mingisugune muu sagedane põdemine. Ja Jumal andis talle praktilise soovituse. Amen. Suudad sa sellest üle vaadata, sellest veini teemast, vaid näha praktilist soovitust, mis oli kasulik tema ihule, et tema ihu võiks saada korda seatud. Vaete vahel võib olla sinu jaoks ka mingisugune muu praktiline soovitus, mis Jumal annab sulle. Kihtmoor räägib ühte tunnistust, mis ta päris mitmete aastat taha jäi. Ta oli tol ajal Reima piiblikoolise õpetaja, sest ikka päris parasjagu aastat tagasi. Ja ta oli jutlustamas selle, ta märkas seda, et mingil perioodil pidevalt ta hääl hakkas ära kaduma. Ja mingisugune jama kogu aeg ja seisis usus selle suhtes ja tunnistas ja ütles, et võtab vastu ja mis iganes. Ja ikka see asi ei lahenud. Ja siis ta läks Jumala ette ja otsis selle asja suhtes Jumalat. Ja see minust oli see, et tal soe piirkond, see oli vist Texas osariik on see, ja selles ikkagi suhteliselt soe piirkond tegelikult veel suvistel perioodidel. Nad kasutasid konditsioneeri. Ja tal oli harjumus eriti ka nii-öelda soojal perioodil, kui ta heitis magama, siis ta isegi ei pannud särki ei olnud seljas ja nii-öelda konditsioneer oli kogu nii-öelda ka öisel ajal kogu aeg puhumas täie rauaga. Ja Jumala vaim ütles talle, et pane lihtsalt üks särk selga ja kas lülita välja või nii-öelda mis iganes vähenda seda koormust selle asjandusel. Ja ta tegi seda ja probleem oli kadunud. Mõni võib usus seisma ja tunnistama. Vaata vahel Jumal annab sulle mingisuguse praktilise asja, mis sa teeks teistmoodi. Vahest mõned inimesed neil on mingisugune elustiil, mingi harjumus ja nad lihtsalt teevad seda ja Jumal ütleb, et kuule, see ei ole väga tark võib-olla, see ei ole võib-olla kõige praktilisem. Mul meeldib seda vahel rääkida, mõned inimesed näiteks talvel ei taha, ma pean seda näite tooma, ma ei vaata sinna poole vihata üle inimesele ka, aga mõni ei taha mütsi kanda näiteks. Amen. Nüüd igaüks peab leidma oma viisi, paneb kaputsi päega, vähemalt mingil kombel sa pead hoolitsema selle eest, et sa nagu täna ei ole talv muidugi, aga sa praegu ei pea tegema seda. Aga et inimesed peavad mõtlema ka praktiliste asjade peale. Amen. Et sa pead nagu mõtlema selle peale, et sa ei saa eeldada, et kõik on korras ja mis iganes. Amen. Ja et nagu öeldakse, meil on mitmed sellised praktilisi asju, mis sul tasub jälgida ja järgi oma südant nendes asjades. Ja tee asju pimesi. Amen. Okei. Niisiis, kui sa usuksid, saaksid sa näha Jumala au. Niisiis, sinu usk on see, mis toob Jumala au ilmnemise esile ka sinu elus. Amen. On see siis tervenemine, on see siis Jumala varustus, on see, mis iganes Jumal tahab teha, ka vaimuainid ja ütleme, erinevad asjad hakkavad toimumas elus, need tulevad sulle usu läbi. Amen. Ja sinul on võimalik uskuda. Ja miks Jeesus ta ütleb? Ta ootas, et nad otsustaks uskuda. Ja me näeme, et nad tegelikult usuvad, mis asi see oli. Nad isegi muutsid oma käitumismallist, et kui nad oleksid öelnud, kuule, see küll ei tööta, mis iganes, nad oleksid selle kivi jätnud ukse eest ära lükkamata jätnud. Nad otsustasid uskuda. Kui Jeesus ütles, kui te usuksite, saaksite näha Jumala au. Okei, me otsustame uskuda, nüüd me muudame oma mõtlemise. Nüüd see on ka üks asi, isegi kui sa oled midagi teinud valesti või nii-öelda uskmatus olnud, sul on võimalik see ühe hetkega ümber lülitada. Põhimõtteliselt oleks võinud ka selles situatsioonis olnud, kas see pole huvitav, et isegi surnu üles äratamisel ei olnud ainult Jeesuse usu peal see kõik püsti. See oli ka nendega usu peal püsti. Ja see ei ole ka jutlustaja usu küsimus alati, et tema palub sinu eest, et pastor palu minu eest, et minu kõik probleemid saaksid lahendatud. Ära isegi sükse mõttelaadiga nagu lase enda eest paluda. Sa tule selle mõttelaadiga, nõustume, et ma saan selle lahenduse. Piibel ütleb, 2 või 3 on ühel meelel maa peal mingi asja pärast, siis see saab neile. Ja see ei ole paha teise inimesega koos paluda selle asjast ja nõustume, liidame oma usu ja et me saame selle tulemuse, me saame selle lahenduse. Amen. Ja me näeme, mida siin juhtub.
Lazarus saab surnust üles äratud, Jumala au sai avalikuks. Amen. Kiitus Jumalale selle eest. Ja Jumal tahab sellist tüüpi imesid teha rohkesti. Mitte ainult surnut üles äratamist, aga ka tervenemised. Amen. Ja ma ütlen seda veel kord uuesti välja, ma ei räägi lihtsalt üle rinna sõnu. Jumal saab äratama ka surnud üles, ka selles koguduses, kui vaja, ja selle koguduse inimeste kaudu. Ma ei tea, kas surnud päris võib-olla ka võimatu, et neid kohale tuuakse. Ma tean, kus on inimestel, minust Reinhard Bonkel ühel koosolekul toodi ka üks surnud inimene koosolekule kaasa ja ta ärkas surnust ülesse. Ja ma ei tea, ta oli vist mingisuguse autokastis kuskil olnud lebanud seal mingil põhjusel, ta oli ta ikkagi kaasa võtnud ja ta ärkaski surnust ülesse, kiitus Jumalale. Lihtsalt ronis sealt välja, muidugi need, kes asjast teadsid, need olid nagu hullumeelsed või selles mõttes tahtsid minema joosta täiesti, aga kui öeldakse, Jumal äratas ta surnust ülesse. Nüüd sellist tüüpi asju võib ka Jumal teha, amen. Ja need asjad saavad toimuma ka meie kaudu, amen, ja see mitte ainult meie kaudu ja väga mitmete teiste koguduste kaudust, et Jumal räägib sellest, et tema auhiilgus saab lõpuaegadel välja valatud ühel suurel mõõdul, amen. Vaata Habakukke 2.14. Sest see ütleb, sest maa saab täis Jehova au tundmist, otse kui veed katavad mere põhja. Amen. Eelmine kord me kasutasime seda kirja kohta ka ja siin keegi oskas öelda isegi, et vett on maapõra peal isegi rohkem kui maismaad. Ja see räägib sellest, et seda Jumala au saab olema, nagu öeldakse, massiivselt palju. Ja see on see ajastu, millesse me oleme sisse astumas. Ja jällegi see ei viita ainult väeilmingutele, Jumala pilvele või tulele, mis võib ka muidugi juhtuda. Amen. Sest me peame aru saama sellest, et Jumal tahab ka selliseid nähtavaid ilminguid vahest teha. Mul tuleb meelde Charles ja Francis Hunter omal ajal 80-ndatel, kui nad olid ka teenistuses tegutsemas, täna mõlemad taevas juba, päris mingi aja ikkagi juba. Ja nemad rääkisid sellest, kus oli neil vähemalt üks koosolek, kus Jumala tuli siis Charles, ütleme, ma ei tea nüüd, kumb see nüüd oli naise nimi, kumb see mehe nimi võiks olla, mis sa arvad? Charles vist mehe nimi, jah. Charles, meesterahvas, siis pani käsi peale ja kui ta oli panemas kätt, siis Jumala tuli sõna otseselt füüsiliselt nähtavalt tema käest ja tabas seda inimest, kellele hakkas käsi peale panema, ta ei jõudnudki. Nüüd, kas Jumal võib selliseid ilminguid teha? Võib küll teha. Amen. Ja niisugused asju saab ka toimuma. Me peame olema niisugusteks asjadeks valmis ja need asjad võivad olla mõne inimese jaoks väga šokeerivad, aga meid kui kristlasi need ei peaks üllatama. Küsin, mis asja? Ei, need ei peaks meid üllatama. Sest me teame, Jumal on kogu aeg kohal olnud ja Jumala ligiolu on kohal ja me usume, et tema au on meist tegutsemas ja kui see toimub, siis see oleks väga loomulik ja normaalne asi. Ja Jumal otsustas niimoodi teha, miks mitte? Nii, vaatame laulud 72.19. Laulud 72.19. Ja tänu olgu tema aulisele nimele igavesti. Ning kõik maailm olgu täis tema au. Aamen, aamen. Kogu maailm olgu täis tema au. See on see, millest me räägime, Jumala aust. Meie uus piiblitelge muidugi ei ole selles väga õnnestunud, mulle igal see sõna ei meeldi, see kirkus, see on niisugune veider sõna. Mina ei kasuta seda sellist sõna, ma ei saa sellest isegi aru, kui keegi niimoodi räägib. See tegelikult, kui sa mõtled ka inimeste kõnepruuki, seda ei kasutata ju kes sõna. See on väga ebaõnnestunud tõlge selle koha pealt. Ma ei ütle, et kogu tõlge nüüd on ka selle koha pealt küll. Okei. Vaata Jesaja 45 ja 5 salm siis. Ütleb niimoodi, siis ilmub Jehova au ja kõik liha näeb seda üheskoos. Jah, Jehova suu on rääkinud. Kõik liha saab nägema Jumala au.
Nüüd see ei tähenda tingimata, et nad näevad kõik Jumala pilve, aga nad näevad seda Jumala au väga võib-olla mitmetel erinevatel viisidel. On need tervenemised, on see jumalik varustus, see võib ka olla vaimu ja väe avaldused, aga nad saavad nägema nähtaval kujul Jumala au. Amen. Kas sa märkad seda ja kõik lihad, kõik inimesed saavad seda nägema. See on hämmastav, kui palju see saab olema lõpuaegades, nagu öeldakse, keegi ei saa ütelda, et ta ei ole näinud Jumala au hiilgust. Ja me räägime sellest, et me tahame evangeeliumiga jõuda kõike maailma ja kõigi kõigi inimesteni ja Jumal teeb selle ka ära samamoodi, aga see, et ka Jumala au, see tähendab seda, et reaalne Jumala kohalolu on nähtav erinevate asjade kaudu inimestel, kõigile inimeste siin maa peal. Kiitus Jumalale, see räägib sellest, et me saame midagi väga hämmastavat, midagi imelist, midagi erilist nägema. Amen. Kiitus Jumalale ja meil peab olema ootus ja meil peab olema igatsus selle järgi. Vaata veel Hagai raamatu 2. peatüki. Hagai 2:6. Sest nõnda ütleb vägede Jehova, veel pisut aega ja panen värisema taeva ja maa, mere ja kuiva maa. Ja panen värisema kõik paganad, nõnda, et kõigi paganate rikkused tuuakse ja ma täidan selle koja toredusega, ütleb vägede Jehova. Nüüd sõna toredus viitab tegelikult Jumala aule. Nüüd kas pole huvitav, mida ta ütleb? Jälgime ilusti lause ehitust täpselt. Kõigepealt ta paneb värisema kõik paganad. Nüüd see räägib seda, et ka inimesed saavad kogema ilmselgelt kartust ja ma kalduks arvama, et see viitab ka Jumala kartusele. Amen. Jumala tõelisusele. Ja nõnda, et kõigi paganate rikkused tuuakse ja ma täidan selle koja, siis täpsem oli siis oma auga. Rikkused ja au. Kas sa märkad, need on koos? Ta toob rikkuse kohale, ilmselgelt see on üks asi, me võime öelda seda, me võime seda kahte pidi muidugi vaadata. See rikkus näitab ka Jumala tõelisust. See, et kogudustes on varustus. See, et kogudustes on tohutud finantsvahendid ja erinevad muud asjad, et teha Jumala riigi tööd. See, et me ei peaks kogudusena minema ja lunima näiteks riigi käest, et meil on vaja seda remontida või teist teha või mis iganes, et äkki saate meid toetada. Riik ei ole meie allikas. Amen. Ja see peaks olema kristlaste nagu mõttelaad ja hoiak on see, et me teame, et Jumal on meie allikas ja et meil oleks külluslikult rohkesti. Amen. Välja jagamiseks. Meil on kõik meie arved makstud ja meil on rohkesti välja jagamiseks. Amen. Kas see pole huvitav, asjad, mida sa räägid, need hakkavad sinus üles kerkima mingil hetkel, sa võid ka neid uuesti rääkima, kuule, see ongi see ju kogu aeg, tänu Jumala. Amen. Seepärast on see hea neid asju rääkida, mida Jumala sõna on ütlemas. Sul on rohkesti, sinu arved on makstud ja kui see mingi arve on seal ees ja sul ei ole võib-olla isegi hetkel seda raha olemas, sa ütled, kõik mu arved on makstud. Kiitus Jumalale ja Jumal toob selle raha kohale. Amen. Ja sul on rohkesti välja jagamiseks ka veel. Nii. Me näeme siis, et rikkused tuuakse ja Jumala au on sellega koos, siis koguduses saab olema Jumala au ja ka rikkused. Ja sellest maailmast tuuakse nad ka kohale. Jumal oskab seda teha, teeb seda kindlasti legaalselt. Amen. Amen. 8. salm ütleb, minu on hõbe ja minu on kuld, ütleb vägede Jehova. Selle koja tulevane toredus ehk siis au peab olema suurem, kui oli esimesel, ütleb vägede Jehova ja selles paigas ma annan rahu, ütleb vägede Jehova. Nüüd ma loen sulle laindud tõlkes selle sama 9. salmi. Selle koja hilisem au hiilgus koos selle järglasega, kuhu Jeesus tuli, saab olema suurem kui endine, ütleb vägede Issand, ja selles paigas annan ma rahu ja jõukuse, ütleb vägede Issand. Nüüd see on seesama sõna, mis meie eestikeelses tõlgitakse rahuks, on seesama shalom.
ja ma tahan seda meelega üle käia, et sa tuletaksid meelde. Sa võid huvi pärast uurida, seda on päris palju tegelikult siis Vanas Testamendis kasutatud seda sõna rahu. Ja enamasti, ma ei ole kõiki kontrollinud, aga kui sa kohtad Vanas Testamendis sõna rahu, siis väga sageli on see sama sõna seal taga. Ja sa võid julgelt selle sama koha peale panna turvalisus, ka rahu on üks õige muidugi tõlge. Rahu, turvalisus, jõukus, heaolu ja tervis. Nüüd kõik need on tähendused, mis selles sõnas sisalduvad. Tähendab seda, et Jumal annab selles paigas, selles kojas, mis asja? Siis rahu, turvalisuse, jõukuse, heaolu ja tervise ja see kõik on, mis asja väljendus, see, et Jumala au on kohal. Amen. Miks, ma ei tea, kas sa oled kunagi mõelnud või mõni vahest on isegi esitanud seda küsimust, et miks teie koguduse nimi on täisevangeelne? Sellepärast, et meie taotlus ongi just kuulutada kogu evangeeliumi. Mitte ainult seda, et Jumal annab sulle sinu patud andeks ja tahab, et sa võiksid taevasse minna, mis on hea ja õige, aga see ei ole ainult, mida evangeelium sisaldab. Sest me teame, see jalust halvatud mees, kes istus seal mitte Ilusa värava ääres, vaid ühes teises kohas, kus siis, ma loodan, et segamini ainult, kui Peetrus kuulutas vist oli, jah. Jah, Peetrus kuulutas ja ta kuulis Peetruse kõnet ja tal oli usku terveks saada. Ja me näeme tegelikult enne seda, võib-olla ütleme valesti, see Paulus ja Siilas olid nad muidugi, oli ju. Ja muidugi, Paulus oli see ikka, mitte Peetrus. Paulus oli see kuulutamas ja kui ta kuulis seda, ta ütleb, et nad kuulutasid seal evangeeliumi ja tal oli usku terveks saada, mis tähendab seda, et ta oli kuulnud evangeeliumi ja see sisaldas sellest sõnumit, et ta võiks terveks saada. Et Jumal tahab kõiki terveks teha tegelikult. See pidi sisaldama seda. Ja ta oli usku terveks saada. Nüüd ta sai terveks, kui talle öeldi, tõuse üles ja kõnni ja ta tõuseb üles ja ta saab terveks tänu Jumala. Jumala au saab avalikuks ja ta oli kuulnud evangeeliumi ja selle sees oli tervenemine. Amen. Samamoodi ka Jeesus ütleb, et ma olen kutsutud kuulutama evangeeliumi vaestele. Mis asi on evangeelium vaestele? See, et sa ei pea enam vaene olema. Ja see on muuseas piiblis ka meil sees ja mul ei ole aega sellega detailselt tegeleda, aga kui me räägime täiesti evangeeliumist, siis 3 väga olulist osa selles on, mis me kindlasti saaks iga ühele veel alagrupid ka panna. Kõige esimene on see, et Jumal tahab andeks anda sulle sinu patud ja sa saad taevasse tänu Jumalale. Amen. Siis teine osa sellest on see, et Jumal tahab alati terveks teha, tahab terveks teha kõigist haigustest. Ja 3. osa on see, et Jumal tahab täita sinu vajadused külluslikult. Amen. Võt see on nüüd sama täiskupatus. Ja see on see, mis on tegelikult siin samas sõnas shalom sees. Amen. Kõik need 3 põhiasja on siin sees tegelikult. Nüüd aga ta räägib sellest samast, kui ma loen seda laiendatud tõlget, selle koja hilisem au hiilgus koos selle järglasega, kuhu Jeesus tuli. Ehk siis ta räägib ühest kojast, kus oleme täna meie elamas. Ta räägib ühest uuest kojast, mille au hiilgus saab olema suurem kui endine. Missugune oli endine? Lähme korra teise ajaraamatu 5. peatükki. Nüüd siin on üks koda valmis saanud, ehk siis tempel. Teine ajaraamat 5.1. Kui kõik tööd, mis Saalomon tegi Jehova koja jaoks valmis said, siis viis Saalomon sinna, mis ta isa Taavet oli pühitsenud, ta pani hõbeda ja kulla ja kõik riistad Jumala koja varanduste hulka. Me näeme siis, Jumala koda on valmis, ehk siis seesama tempel on valmis ehitatud, füüsiline hoone, ja kõik nende eeskujude ja nii-öelda mallide järgi, mis Jumal oli andnud. Ja nüüd vaata 11. salmi siit edasi samas peatükis. Ja nüüd ta ütleb niimoodi, kui preestrid pühamust väljusid, sest kõik seal olevad preestrid olid endid pühitsenud rühmadele vaatamata.
ja kõik lauljad, leviidid, Aasaf, Heeman, Jedutuun ja nende pojad ning vennad seisid valges linases riides, sümblite, naablite ja kanneldega ida pool altarit. Ja ühes nendega 120 preestrit, kes puhusid pasunad ja lauljad pidid ühe korraga ja kooskõlas kuuldavale tooma kiitust ja tänu Jehoovale. Ja kui nad häält tõstsid pasunate, sümblite ja muude mänguriistadega ning Jehova kiituslauluga, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Siis täitis pilv koja, Jehova koja, ja preestrid ei võinud teenima jääma pilve pärast, sest Jehova auhiilgus oli täitnud Jumala koja. Nüüd me näeme, siin on nähtav pilv, mis langeb sellesse Jumala kotta ja preestrid ei saanud jääda teenima või tegelikult mõned tõlked viitavad ka mitte lihtsalt jääda, nad ei saanud püsti seista tegelikult. Niisiis nad olid seal samas kõik, kas näoli või selili, kuidas iganes, siis olid maas, kukkusid maha, sest Jumala au langes sellesse kotta. Nüüd seesama koda sai ehitatud Jumala eeskujude järgi valmis. Nüüd see oli seesama, millele seesama eelmine kirjakoht viitas, seesama esimene koda või esimene siis tempel. Aga ta räägib nüüd ühest templist, kus saab olema Jumala auhiilgus veelgi suuremal määral või mõõdul. Amen. Ma lähen tagasi, et ma täpselt tsiteeriksin. See saab olema see auhiilgus saab olema suurem, kui oli siis endisel kojal. Niisiis see, mis Jumal tahab ja on plaaninud sellesse uue lepingu kotta, see auhiilgus tuua, see on suuremal mõõdul, kui oli neil. Järjest, kui sa loed Vanas Testamendis erinevad Jumala au ilmnemas, siis väga mitmetel erineval viiside, on see siis tervenemiste, imede, on see ka isegi vaimuandide või isegi erinevate muude sükeste tunnustähtede kaudu, mis ta Jumala tegi tol ajal, siis Jumal tahab meie seast teha midagi suuremat. Amen. Miks ma seda räägin? Sellepärast, et meil oleks selleks usku, sest me saame näha Jumala au, kui me usume seda. Vastavalt Jumala sõnale. See on Jumala sõna, mis annab meile selleks õiguse seda uskuda. Amen. Ja see Jumala auhiilgus langes selles kohas seal ja see oli niivõrd võimsalt, et inimesed ei saanud isegi püsti seal seista. Vaatame korra Jesaja 60. peatükki. Nüüd, ka see räägib sellest samast ajastust, kus me täna elame. Ta ütleb, tõuse, paista, Jesaja 61 salm siis, sest sinu valgus tuleb Jehova auhiilgus koidab su kohal. Niisiis, me näeme seda, et Jumala auhiilgus on kus kohas? Koidab sinu kohal, siis selle sama koguduse, selle templi kohal. Ja ta räägib tegelikult uue lepingu templist siis. Ütleb, sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid. Aga sinu kohal koidab Jehova ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust. Ja rahvad tulevad su valguse juurde ning kuningad paistuse juurde, mis sinust kumab. Nüüd mõni mõtleb, et kas see on nüüd, nagu öeldakse, sõnalt, et see auhiilgus on füüsiliselt näha ja see kuma on näha. Nüüd see võib juhtuda, aga tegelikult väga paljus see saab olema just selles samas, et see auhiilgus on väljendatud väga paljudel erinevatel muudel viisidel. Seesama, kuidas inimesed terveks saavad. Seesama, kuidas inimesed saavad reaalseid lahendusi, nende elud saavad muudetud, see paistab ühe kumana välja. Sellesama, et inimesed räägivad sellest, nende elud on muudetud, nende elus on midagi teistsugust, nad on kellegi teisega käimas ja nad näevad, nad ei ole nagu see maailm, kiitus Jumalale. Amen. Ja nüüd me näeme, ja rahvad tulevad su valguse juurde. Mille juurde nad tulevad? Sellesama Jumala auhiilguse juurde. Ja sellel auhiilgusel on potentsiaal tõmmata inimese ligi. Amen. Me teame ka erinevatest ärkamistest ka, mis ütleme, on olnud erinevatel eri aegadel just. Seesama auhiilgus tõmbab inimese ligi. Inimesed nii-öelda
kogunevad nendesse kohtadesse kokku, kus on Jumala auhiil, kus on välja valatud saanud. Ja see võib olla siis väga mitmel erineval viisil ja inimesed on tõmmatud selle poole. Miks pärast? Sest see on Jumala au, mis neid tõmbab. Jumala reaalsus, mis neid tõmbab. Amen. Ja vaata edasi. Tõsta oma silmad ja vaata ringi. Nad kõik kogunevad, tulevad su juurde. Su pojad tulevad kaugelt kõrvuti su helitud tütardega. Siis sa näed ja särad rõõmust. Su süda põksub ja on ärevil. Kui su poole pöördub mere ohtrus ja su juurde tuleb rahvaste rikkus. Kas sa märkad, kui auhiilgus on ilmnemas koguduses, siis mis sellega kaasas käib? Rikkus. Ma olen varem seda näidet välja öelnud, aga see ei ole halb seda korrata. Võid ise huvi pärast vaadata. Ma olen ise vahest Eestis mõndade kirikute juures käinud ja kuna neil on kombeks sageli kiriku kas taga või kus kohas, mingis kohas on kuskil see aastanumber, millal see hoone on ehitatud. Ja huvitav on vaadata seda, et näiteks paljud luteri kirikud, ma ei saa öelda kõik, aga päris paljud neist on üsna sarnases ajaperioodis ehitatud. Huvitav, mis huvitav, mis ehitamised. Ja siis vaatad ajaloost tagasi, see on sama ärkamise periood, kus oli seatud Jumala vaimul liikumine ja see elu oli nendes kogudustes. Ja kujuta ette, et tol ajal inimestel olid rahalised vahendid ja võimekus selliseid hooneid täna ehitada. Nüüd täna, kui keegi ütleks, et ehitame samasuguse kiriku, ütleme, nagu need paljud neist on, ma ütlen, et sa oled segili läinud või? Kas sa mõtle, mis siuke asi maksab? Ja tol ajal see oli veel keerulisem. Paljud asjad tehti käsitööna ja need ehitusmaterjalid ja asjad, see ei olnud üldse nii lihtne. Ja inimestel olid need rahad ja vahendid, et sellised hooned püsti lüüa. Miks pärast? Sest Jumala au oli see, mis oli tulnud sinna kogudustesse ja see tõi ka rahasta selle rikkuse. Amen. Kiitus Jumale samamoodi ka tänasel päeval, mis iganes hooned või asjad on vaja ehitada, Jumal toob ka koos oma auga ka selle raha kohale. Amen. Ja see ongi sama, mis meie peaksime tegelema, kogu aeg kuskilt raha otsima. Ei, me peaksime igatsema, et Jumala au saaks avalikuks. See toob selle raha kohale. See toob need vahendid kohale. Ja need hooned, mis Jumal saab ehitama, need ei saa olema väikesed. Ja ka selle koguduse hoone, mis me kunagi saame ehitama, see ei saa olema väikene. Amen. Asi, mis Jumal mulle on südamesse näidanud ühes üsna selgelt ja see ei ole täpne number, see on umbkaudne. See kogudus saab olema üks hoone, mis mahutab vähemalt 1000 inimest. Kiitus Jumala. Nüüd tänasel päeval meil ei ole seda ja me ei või öelda, kas meil on seda potentsiaali, aga see on Jumala plaan. Amen. Ja Jumal tahab ka selliseid kogudusi kindlasti veelgi teisi Tallinnas üles õhutada ja äratada. Amen. Mis saavad kasvama ja saavad tegema väga head tööd. Amen. Ja ma ei taha sellega nagu ennast upitada, aga see on sama, võime sihtida. Jumal toob au kohale ja toob ka rahad ja vahendid kohale. Amen. Amen. Jumal on andnud mulle võimaluse millalgi nendes mininägemustes näha ja olla selles samas koguduse hoones isegi tegelikult mõnes mõttes, üksikkoid klippe või killukesi. Miks pärast? Sest et hoida seda visiooni silme ees. Amen. Hoida seda. Jumal teeb need asjad ja need saavad sündima. Amen. Ja sina võid olla osa sellest. Entra avatu ise prokhide neste, zemprole ida kastaza, nesteme krödo afralati intro obaku, lastemi kre töstomi ingre, sa akrelte, seste se möö. Jah, kuhu suunas sina oled täna liikumas? Mis valikuid sa oled tegemas? Kas sa oled tegemas seda, mis Jumal on sulle öelnud ja mis ta on käskinud? Kas sa oled liikumas tema plaanis ja tema eesmärkidel? Hoia oma südant ja hoia seda puhtana, et sa võiksid liikuda õiges suunas. Et sa võiksid olla ühel päeval nendes hetkedes, nendes kohtades, mis ma olen sinu jaoks valmis pannud. Et sa ei peaks olema see, kes ütleb, ma jäin sellest ilma. Ja mind ei olnud selles kohas, kus ma oleks pidanud olema. Ja ma olin ahastuses ja segaduses ja probleemides. Seepärast täna sihi ennast õieti. Hoia oma südant ja ära ole see, kes on sõnakuulmatu ja mässaja ja mitte alistuv Jumalale, ja sa saad nägema Jumala au oma elus ja saad olema nendes punktides. Seepärast hoia seda kurssi,
õiges kohas, hoia seda sihikut õiges kohas ja tea, et head asjad on sind ees ootamas. Head plaanid ja head eesmärgid saavad teostatud, seepärast see kõik on väärt seda. See on väärt seda, et täna minna õiges suunas, teha neid asju, mis täna justkui tunduvad väikesed, ustavalt ja järjepidevalt ja saad nägema ka suuri asju, suuremõõdulisi ja mahukaid asju, sest et ma võin usaldada sinu kätte ka suuremaid asju, sest sa oled olnud ustav nendes asjades, mis on olnud väikesed ja mis on olnud väiksema mahuga. Seepärast hoia oma sihikut, hoia oma tähelepanu ja sa saad nägema, et minu auhiilgus saab välja valatud nii selles paigas kui ka selles uues hoones. Halleluuja. Kiitus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Halleluuja. Kiitus Jumalale. Mul on üks tõsine asi südames. Ma tean, vahetevahel olen mõelnud tagasi selle peale, kui need inimesed, kes on meil kogudusest väga, ütleme, valede hoiakutega või kibestunult lahkunud või valede hoiakutega lahkunud. Ja ma olen teatud asjad on Jumalale nende jaoks olnud valmis pandud. Ja nad on täna kuskil, kes teab, kus kohas. Ja ma ütlen selle välja, ma ei tea ühtegi nime. Siin on mõned inimesed, kes on kaalukaussidel. Ja aastate pärast, kui sa ei sea oma asju korda, sa saad olema samamoodi vaimulikus prügikastis. Amen. See on oluline, et käia õigel teel, teha õiged valikud. Amen. Et mitte olla kuskil, kes teab, kus kohas. Ja Jumal ei ole see, kes on plaaninud midagi halba sinu jaoks ja mina ei ole ka see, kes plaanib sinu jaoks halba, aga Jumal on head asjad valmis pannud meie jaoks. Meil tuleb hoida oma südant. Teha õiged valikud, teha õiged otsused. Vahest tähendab see mingisuguste valede asjade hülgamist, kõrvale jätmist, maha panemist, meeleparandust. Amen. Meeleparandust. See tähendab seda, et sa otsustad, ma panen sellele asjale stopp. Ma rääkisin sellest Ananias ja Safira loost. Mis sa arvad, mitu valetajat pärast seda, kui seal olid need 2 maha kukkusid, mitu valetajat selle koguduses pärast veel oli? Kui paljud pärast tulid veel ja valetsid ühele või teisele midagi. Ja kui palju neil oli vaja erilist nõustamist ja palvet nende eest, et nad enam ei valetaks. See probleem oli ühe hetkega lahendatud. See on valiku küsimus, seada oma asjad vahest korda. Mõni ütleb, ma vajan nõustamist ja ma vajan palvet ja ma saaksin sellest välja tulla ja saaksin selle lõpetada ja saaksin sellest asjast välja lahti juua ja saaksin sellest sidumisest lahti ja mis iganes ja igast asju tehakse ja nüüd ei, see on vaja teha üks selge, konkreetne otsus ja inimesel on vaja, nagu oleks aru saada, ma panen sellele stopp, see on minu valik ja see on minu otsus ja ma lähen selles suunas ja kõik. Ja ma ei lase kuradil ennast petta, ei lase endale valetada ja ma ei pea ootama seda teist ja kolmandat imekogemust, vaid ma täna teen otsuse, Isa, ma teen sinu tahet ja kõik. Amen. Ma lõpetan selle asja ära ja sellega on stopp. Amen. Ja see on midagi, sa ütled, sina oled nagu enesekindlalt väga räägid seda, see ei sõltu sinu enesekindlusest. Meie enesekindlus ei ole meie kindlus või alus, vaid Jumal on see, kes on sinu kindlus ja alus. Usukindlus ei ole enesekindlus, see on Jumala sõnast lähtunud kindlus. Ja see ei sõltu sellest, kui nii-öelda, mis iganes, oled sa väga otsekohene või konkreetne oma inimtüübi poolest. Ei, see sõltub sellest, mida Jumala sõna on ütelnud ja see annab sulle kindluse ja tugevuse. Amen. Ükskõik, mis tüüp inimene sa oled sa õrnem nii-öelda justkui või oled sa justkui nagu nii-öelda rangem või konkreetsem, aga sellegi poolest sul on täpselt sama potentsiaal. Amen ja kiitus Jumalale. Lähme 1. Korintuse 3. peatükki ja 16. salmi. See võiks ka sulle tuttav kirja koht olla. 1. Korintlastele 3:16. Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja et Jumala vaim elab teie sees. Nüüd, siin on päris mitmeid detaile sees, kui sa natuke analüüsid, aga et sul lihtsam oleks nendele pihta saada, ma loen sul laindud tõlget. Ta ütleb, kas te ei erista ega mõista, et teie kogu Korintuse kogudus olete Jumala tempel
tema pühamu ja et Jumala vaim elab teie sees alaliselt, et olla teis kodus koos kogudusena ja ka individuaalselt. Nii, ma hakseldan sulle selle osadeks nüüd, just selle sama laiendatud tõlke variandi siin. Esiteks ta ütleb, et me peaksime mida mõistma, et meie kogu siis kogudusena oleme Jumala tempel. Piibel räägib sellest, et me üksikisikuna oleme püha vaimu tempel, mõtleme sinu ihu tähendab, isegi ta ütleb veel, aga nüüd ta räägib kogudusena. Me oleme Jumala tempel ja tema pühamu. Nüüd vanas lepingus templiks nimetati seda sama hoonet, mille nad ehitasid ja Jumal ilmutas ennast kus kohas? Selles templis. Ta kõneles seal inimestega, ta nii-öelda näitas oma reaalset kohalolu seal samas templis. Amen. Nüüd järelikult see kogudus tänasel päeval on koht, kus Jumal tahab ennast näidata reaalsena, ehtsana. Nüüd mitte ainult selles kindlasti ta läheb ennast ka väljapoole, aga see on see koht, kui me tuleme kokku, siis Jumal tahab oma auhiilgust näidata selles paigas. Amen. Jällegi rõhutan, see ei tähenda tingimata pilve nägemist või tule nägemist, aga see võib tähendada väga paljudel erinevatel muudel viisidel. See võib olla vaimuannid, see võib olla tervenemised, see võib olla väga paljud erinevad asjad, elumuudatused. Amen. Ja Jumal tahab ennast näidata ka selles koguduses ja me oleme ka tänasel päeval see sama tempel ja see tempel, isegi kui me füüsiliselt ei ole koos, me oleme ikkagi osa sellest templist. Amen. Ja Jumal tahab üksikisikuna samamoodi sinu elus teha, nagu see teine osa sellest ütleski, et tegelikult et püha vaim, siis Jumala vaim elab teis alaliselt, et olla teis kodus. Kas püha vaim on sinus kodus? Vahest meil inimestel on ilus väljend, kui keegi tuleb külla, et tunne ennast nagu kodus. Nüüd savaliselt see muidugi seda ei tähenda. See on lihtsalt ilus ütlemine, eks ju. Sest kui ta hakkaks ennast väga kodus tundma, siis ta läheks külmutuskapi juurde, võtaks kõik, mis talle meeldib ja mida iganes teeks seal veel. Aga selles mõttes see ilus ütlemine, parem ära ütle muidugi, ma ütleksin, sest et äkki mõni inimene võtab tõsiselt seda ka veel. Et meil on ka aeg-ajalt olnud need, kuidas me nimetame neid abilisteks. Ma ei hakka seda pikalt rääkima, seda süsteemi asjaga. Ja me oleme alati neile rääkinud ikkagi suhteliselt detailselt nii-öelda meie kodused reeglid lahti, kuidas me asju teeme ja mismoodi on asjad, et nad ei tunneks ennast täiesti nagu kodus. Nad on ikkagi nii-öelda külalisena ja abistamas ja meil on omavahel teatud nii-öelda kokkulepped teatud asjades ja vahel on juhtunud seda ka, et vahest mõni päris aru ei ole saanud sellest ikkagi, et ta päris kodus ei ole, et nagu ta ei lähe päris külmutuskapi juurde siis, kui ta tahab ja ei võta sealt kõiki, mis talle parasjagu meeldib. Aga okei, läheme tagasi, aga nüüd ta ütleb seda, et püha vaim peaks olema meie juures kodus. See tähendab seda, et temal on vabadus meie elus teha, mis tal on vaja, öelda, mis on vaja, juhatada sinna, mis on vaja. Nüüd üks asi ka tegelikult, kui me räägime püha vaimu tööst ja ka püha vaimu juhtimisest, siis see ei ole lihtsalt iseenesest, et plaksti kohe lihtsalt püha vaim ütleb sulle midagi. Isegi näiteks ka vahest mõni inimene mõtleb selle peale näiteks, võib-olla sa oled kuulnud, ütleme, on vahest juhtunud, ma isegi tean neid mõningad situatsioone, vahest niimoodi vaatad kõrvalt ja täitsa nagu hämmingus sellest. Mul tuleb 90-ndatel oli üks situatsioon, kus ühed kristlastest isegi, nad olid lauljad, mingi tuntus juba neil oli ja nad olid autoga sõitmas ja sattusid väga tõsisesse autoõnnetusse, nii et üks nendest sai isegi surma. Ja seal üks oli, kes oli päris tõsiselt, sai vigastada ka selle asja juures. Ja just sellise asjade küsimus juures tekib see küsimus mõndele inimestele, et aga kas Jumal ei hoiatanud neid ette? Ma olen päris kindel, et ta hoiatas. Aga üks asi on ka see, me peame panema ennast positsiooni, et kuulda seda hoiatust. Amen. Küsida, kas ma pean kogu aeg nagu hirmu all olema, et äkki minuga juhtub midagi. Üks asi on see, et sa pead oma usku hoidma õiges kohas, aga samas ka sa järgid oma südant. Püha vaim, mis ma peaksin tegema täna või mis ma ei peaks tegema täna. Ja vahetevahel see ei pruugi olla nii-öelda elu ja surma küsimus, kas ma satun õnnetusse või sata õnnetusse. Vahest see võib midagi muud olla, kas või praktiline asi. Amen. See, et sul lihtsalt ei ole teatud kohas eriti midagi tarka teha ja sa raiskad oma aega lihtsalt. Ja see ongi kogu see põhjus, miks ta sind juhib sinna või teise kohta ütleb, et seda ei ole vaja teha või seda on vaja teha. Amen. Ja et me õpiks seda tegema ja järgima püha vaimu juhtimist. Amen. Ja siis ta tahab olla meis kodus.
Ja siis ta ütleb koos kogudusena ja ka individuaalselt. Nüüd see, et Jumal on sinus, siinkohal me oleme kokku tulnud meie seas, aga ta on ka sinu juures kodus ka olemas. Muuseas, ta näeb kõike, mis sina teed. Amen. Ja on sellest teadlik. Amen. Ja see peaks meile korda minema. Ja see, mismoodi me elame ja käitume, see väljendab seda, kuidas me temasse suhtume. Ka see, mis on muul ajal teed, kui väljaspool koosolekut oled. Amen. Sest et alguses me alustasime kirjakohaga, kui me armastame teda, siis me peame tema käsusõnu, ehk siis me elame selle sõna järgi. Amen. Amen. Lähme veel Efesastele kirja 2. peatüki 19. salmi. Nii ei ole te siis enam võõrad ega majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Kas kellelgi on see uuem tõlge selle koha pealt? Mis ta kasutab sõna majalised koha peal? Sama on või? Huvitav, ma mõtlesin, et nad tõlkivad teistmoodi. Mis iganes. Nüüd, see ilmselgelt räägib minu meelest nii-öelda külalisest või kellestki, kes on nii-öelda, kes ei ole päris kodus, eks ju. Ja siis ta ütleb edasi, rajatud apostlite ja prohvetite alusele, kus Kristus Jeesus ise on nurgakivi, milles kogu hoone on kokku liidetud ja kasvab pühaks templiks issandas, kelles ka teid ühes üles ehitakse Jumala eluasemeks vaimus. Nüüd see võib natukene keeruline sõnastus olla, aga põhimõtteliselt ta räägib sellest, et me oleme Jumala eluase tänasel päeval. Amen. Ja seda hoonet ehitatakse. Järelikult ta ei ole veel päris valmis. Me nägime seal, see oli nüüd, kui Saalomon nagu õnnistas sisse seda templit, siis see hoone oli valmis. Aga see hoone, mis me tänasel päeval oleme ehitamas, see ei ole veel päris valmis. Järelikult, kui see mingil hetkel, kui see äkitselt nii-öelda saab sellesse valmiduse kohta, ka kogudus kui selline, ehk siis inimeste elud saavad ehitatud, siis see loob ühe keskkonna, kus Jumala auhiilgus tuleb väga võimsalt alla. Sellepärast on see väga oluline, kuidas sinu eluga on asjad. Ja kas sinu elu on ehitatud. Amen. Sest et sa mõjutad seda üldist pilti ja kas Jumala au ilmneb meie seas. Amen. Amen. Kiitus Jumalale. Halleluja. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Kiitus su, Isa. Ma tänan sind, et su sõna on meile heaks. Ja Isa, sina tahad oma au ilmutada meie seas. Meie seas sa tahad oma au ilmutada. Sa tahad, et see koda võiks olla valmis, kus sina võiksid leida ühe eluaseme. Ja Isa, et me kogudusena tõesti oleme selleks templiks, kus sina tahad ilmutada ennast, näidata tervenemiste, varustuste, imede, tunnustähtede kaudu, väga paljude erinevatel viisil, kõigi vaimuandide kaudu tahad ennast näidata meile ennast reaalsena ja näidata ka sellele maailmale meie kaudu ennast reaalsena. Isa, las su arm tõesti tuleb esile ja Isa, me võiksime selle armu läbi näha sind toimimas ja tegutsemas. Kiitus su, Isa. Ja Isa, las igaüks meist tõesti meil tekib see helge arusaamine sellest, et me oleme üks ühtne tempel, tervik. Me ei ole, nagu öeldakse, eraldi, vaid me oleme osa Jumala templist. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Selle eest, mis sina teed. Halleluja. Kiitus Jumalale. Amen. Ja amen. Amen. Meil on täna üks väga oluline osa veel siin täna teha, tegelikult meil on mitu asja veel, aga me alustame kõigepealt leiva murdmisest, et kui saab siis kutsuda ka lapsed sisse ja